Putin arvas, et seda pole kunagi võimalik teha. Kui Venemaa annekteeris 2014. aastal ebaseaduslikult Krimmi, arvas Putin, et mäng on läbi. Ukrainal polnud piisavalt jõudu, et see tagasi võtta. See oli liiga nõrk, liiga arg. Krimmi ei vabastata kunagi. Aga kuidas ajad on muutunud. Ukraina on võimsam kui kunagi varem ja on just teinud murrangulise sammu Krimmi täieliku vabastamise suunas. Venemaale on antud laastav löök ja sellega kaasneb sõnum, mida Putin ei arvanud kunagi kuulvat. Lahku Krimmist või Ukraina sunnib sind lahkuma. Putin ei taha järele anda, nii et Ukraina on pannud ta selle eest maksma suurejoonelise rünnakute seeriaga. Alustame sellest, mis juhtus Venemaa ülisalajase Iskanderi raketibaasiga. 28. aprillil teatas Ukraina erioperatsioonide vägi ehk SSO Telegrammis, et nad on korda saatnud midagi, mis oleks pidanud olema võimatu. Eriti arvestades, et Ukraina ei oleks pidanud isegi teadma, et nende viimane sihtmärk Krimmis eksisteerib. 28. aprilli ööl tabasid SSO Middle Strike'i üksuste droonid Iskanderi operatiivtaktikaliste raketisüsteemide ladustamiskohta, teatas SSO. Lisaks öeldi, et varjatud varustus asus endise raketibaasi territooriumil, Ovroski küla lähedal, 40 kilomeetrit okupeeritud Simferopolist ida pool. See on Venemaa jaoks suur löök. Selle salajane Iskanderi baas oli üks mitmest tugevdatud varjendist, mis ehitati Krimmis nõukogude ajal. Külma sõja ajal kasutati neid baase nõukogude R5 keskmaa ballistiliste rakettide hoiustamiseks. Nüüd kasutab Venemaa neid Iskanderite jaoks. Iga üks neist varjatud punkritest on maa alla maetud ja kaitstud paksude betoonikihtidega, mis on kuni 60 sentimeetrit ehk peaaegu 2 jalga paksud. Ukrainal tuli sellest kaitsekihist üle saada koos punkritele peale pandud mullakihiga. Ukraina tegi seda just Krimmis 28. aprillil. Ukraina relvaks viimases rünnakus Krimmis oli tõenäoliselt FP2, teatab väljaanne New Voice of Ukraine. Need keskmaa ründedroonid on ehitanud Firepoint, mis on ka Ukraina Flamingo droonraketi hübriidide tootja ning neid saab varustada piisavalt suurte lõhkepeadega, et tungida läbi betooni. Praegu kaalub see lõhkepea 105 kilogrammi ehk 231 naela. Firepoint ütleb, et nende eesmärk on suurendada FP2 droonide lõhkejõudu, tuues tulevikus kasutusele 150 kilogrammise ehk 330 naelase lõhkepea. Seegi on midagi Putin. Kuigi 28. aprilli rünnak sinu Iskanderite pihta oli halb, oleks see võinud olla palju hullem. Mitte miski, mis juhtus Venemaa salajase Iskanderi baasis, polnud Putini ega tema Ukraina sissetungi jaoks hea. Ukraina kasutas just odavaid droone, et hävitada laohoone, kus hoiti Iskanderi rakette, mille väljatulistamine maksab UKR Informi andmetel Venemaale kuni $4 miljonit. See on selline investeeringu tasuvus, mida Ukraina alati näha tahab. Ja just see võime odavalt ja sageli rünnata on osa strateegiast, mille Ukraina on loonud, et Krimm igaveseks Putini haardest välja rebida. Just sellised rünnakud muudavad olukorda Krimmis. Aga enne kui me sellesse süveneme, lakub Putin oma haavu pärast Iskanderi rakettide kaotust Ukraina droonidele. Probleem pole ainult selles rahas, mis kaotati Ovraskil 28. aprillil. Putin on lootnud Iskanderi rakettidele, et terroriseerida Ukrainat alates oma jõhkra sissetungi algusest. Iskanderi ballistiline rakett suudab lennata kuni 500 kilomeetrit ehk 311 miili. Seega on loogiline, et seda hoitakse Krimmis. Suur osa Ukraina mandriosast jääb okupeeritud poolsaare laskekaugusesse. Venemaa on välja töötanud ka Iskanderi laengute erinevaid variante, sealhulgas kobarlaengu versiooni, mida Venemaa on vähemalt alates 2025. aasta aprillist Ukrainasse tulistanud. Jaa, Iskander M on võimeline kandma ka tuumalõhkepead. Kuni Putinil on Krimmis Iskanderi raketid, suudab ta hoida Ukrainale tuumahävituse ähvardust õhus. See vihje on võimas, isegi kui Venemaal tegelikult ei ole Krimmis ühtegi tuumalõhkepead. Iga edukas Iskanderi rünnak Ukraina vastu tuletab meelde, et hullem võid veel ees oodata. Nii et Ukraina tegi 28. aprillil aruka otsuse, hävitades salajase Iskanderi hoidla. Ukraina on halvanud Venemaa raketivõimekuse ja vähendanud ohtu, mida Putin saab edaspidi mandrile kujutada. Ja Ukraina ei olnud sellega veel lõpetanud. Kõigepealt purustati betoon ning tõenäoliselt hävitasid veel droonid Iskanderi raketid Venemaa salajases hoidlas. Seejärel 2. mail järgnes täiendav rünnak Venemaa Iskanderi võimekuse vastu Krimmis. Üleöö toimunud rünnakute seeria, mille korraldasid Ukraina kaitsejõud, tabas tervet Iskanderi raketisüsteemide taktikalist gruppi koos mitme radaripaigaldusega okupeeritud poolsaarel, teatab United 24 Media. See, mida me siin näeme, on sihipärane kampaania, mille eesmärk on vähendada Krimmi kasulikust rünnakuvahendina Putini jaoks. Kui ta ei saa Iskandereid poolsaarelt välja lasta, siis mida ta üldse teha saab?
see ongi küsimus, mis keerleb Putini peas, kui Ukraina droonid hävitavad Venemaa Iskanderi rakette. Venelaste jaoks, kes on pärast Putini ebaseadusliku annekteerimise lõpuleviimist Krimmi kolinud, ei ole tegelikult oluline, mida Ukraina tabab. Oluline on see, et Ukraina tabas üldse midagi ja selliseid rünnakuid on nad korraldanud juba aastaid. Putini kogu kontroll Krimmi üle põhineb tema võimel poolsaart kaitsta. See kaitse on selgelt nõrgenemas ja iga droon, mille Ukraina saadab okupeeritud Krimmi õhuruumi, tuletab Venemaa rahvale meelde, et sõda, mille nende juht alustas, võib igal ajal nende koduuksele jõuda. Kui Venemaa tsiviilisikud lahkuvad, nõrgeneb Putini kontroll Krimmi üle. Ukraina annab siin nendele tsiviilisikutele sõnumi: lahkuge, kuni veel saate, sest olukord läheb ainult hullemaks. Aga selleks, et see sõnum mõjuks, pidi Ukraina lisama hüüumärgi. Iskanderi positsioonide ja radarite ründamine on hea algus. See on suurepärane Ukraina territooriumi raketirünnakute ärahoidmise seisukohalt ning avab tulevikus võimaluse rohkemate droonirünnakute jaoks Vene objektide vastu Krimmis. Siiski pidi Ukraina okupantidele selgelt mõista andma, et aeg hakkab otsa saama, kui nad tahavad Krimmist lahkuda. Ja see selgus Putini ise hakanud kolonisaatoritele tuli vaid 2 päeva pärast seda, kui Ukraina tabas Venemaa salajast Iskanderi varjendit. Ukraina sihtis Kertši silda, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga. Täpsemalt öeldes andis Ukraina hoiatava lasu, mis andis Krimmi okupantidele teada, et ta valmistub silla kõrvaldama. 30. aprillil postitas Ukraina merevägi Telegrami sõnumi, milles avaldas, et nad olid hävitanud mõned FSB patrullkaatrid, mille ülesanne on praegu kaitsta Kertši silda. 2026. aasta 30. aprilli ööl kahjustasid Ukraina relvajõudude mereväejõud ja vahendid laeva- ja paadiparki Kertši väina piirkonnas, teatas Ukraina merevägi. Lisaks öeldi, et nad teavad täpselt, mida tabati, märkides: löögi tagajärjel said tabamuse Venemaa Föderatsiooni FSB patrullpaat Zobol ja diversioonivastane paat Rakhanok. Löögi tagajärjel kandis vaenlane parandamatuid ja sanitaarseid kaotusi. Muidugi, paadid ei ole sild, aga see polegi oluline. Ukraina tegi siin 2 asja korraga. Esiteks andis see hoiatuse, millest me varem rääkisime, kõigile okupeeritud Krimmis, kes on valmis või suutelised kuulama. Just need paadid, mis peaksid Kertši silda kaitsma, kõrvaldatakse. Kui see on võimalik, kujutage ette, mida Ukraina võib sillaga endaga teha. See pole nii, et Ukrainal poleks selle sillaga kogemusi. See elutähtis ühendus Venemaa mandriosaga on varemgi mitu korda pihta saanud, viimati juunis. 2025, kui Ukraina kasutas üle 1000 kilogrammi ehk umbes 2200 naela trotüüli, et miinida osa tugedest, mis hoiavad üles Kertši silda. Seda lõhkeainerünnakut saab nüüd täiendada uute löökidega silla pihta. See toob meid Ukraina rünnakut teise aspekti juurde. See on vundamendi rajamine. Täna hävitatakse Vene patrullpaate. Homme on sihikule võetud juba sild ise. Ukraina loob turvalisi mereteid, mida ta saab kasutada oma meredroonide ja teiste relvade saatmiseks Kertši silla suunas. Pole juhus, et selline rünnak toimub samal ajal, kui Ukraina toob oma sõtta Venemaaga uusi ja täiustatud drooniversioone. Võib-olla kõige kuulsam neist meredroonidest on Sea Baby, mis sai 2025 aasta oktoobris uuendusi, mis tõstsid selle kandevõime 2000 kilogrammini ehk üle 4400 naela. See on 2 korda rohkem kui see TNT kogus, mida Ukraina kasutas 2025 aasta suvel Kertši silla tugede kahjustamiseks. Ja see on viimane asi, mida Venemaa tahaks 2026 aastal näha oma elutähtsa silla poole liikumas. See võibki nüüd juhtuda, kuna valvepaadid on kõrvaldatud. Aga siin on mängus midagi suuremat. See, mis võib tunduda 2 eraldiseisva, kuigi muljetavaldava rünnakuna Krimmis, teenib tegelikult suuremat eesmärki. Kõik see käib selle ümber, et saada Venemaa okupeeritud poolsaarelt välja viisil, mida keegi ei oodanud, ja see muudab kõike. Aga enne kui me selleni jõuame, vaatate te saadet The Military Show. Ja just sellepärast me teeme oma videoid, et selgitada seda, mis sõjas nii tihti märkamatuks jääb. Tellige juba täna, et ei jääks ilma ühestki meie analüüsist. Nüüd Ukraina ei hakka Krimmi traditsioonilisel viisil tagasi võtma. Tuhandete sõdurite saatmine poolsaart tormijooksuga vallutama lihtsalt ei ole valik. Esiteks vajab Ukraina nii palju elavjõudu kui võimalik, et kaitsta end Venemaa rünnakute eest mandril, eriti Donetskis, kus Venemaa on alustanud kevadrünnakut, mis tõenäoliselt kestab sügavale aastasse. Maismaa rünnak Krimmi vastu nõuaks reservide mobiliseerimist, keda on vaja hoida valmis lahinguteks Ukraina idaosas. Logistiliselt on maismaapealne rünnak Krimmi vastu samuti keeruline väljakutse. Putin on veetnud aastaid vägede koondamisega poolsaarele ning arvatakse, et tal on endiselt enamik 32 500 sõdurist, kes 2029 aastaks poolsaarele paigutati, valmis kaitsma maismaarünnaku vastu.
Isegi kui Ukraina ei peaks muretsema enda kaitsmise pärast, oleks traditsiooniline rünnak okupeeritud Krimmi vastu tohutu väljakutse. Ukrainal on poolsaarele vägede toimetamiseks väga piiratud võimalused. Amfiibrünnak ei ole võimatu, hoolimata sellest, kui muljetavaldav on olnud Ukraina suutlikkus hävitada nii palju Venemaa Musta mere laevastiku vahendeid selle sõja jooksul. Kõik see on saavutatud rakettide ja droonide abil. Ukrainal ei ole tegelikult mereväe võimekust, et viia tuhandeid sõdureid üle Musta mere Krimmi ning sellise operatsiooni katse tooks vältimatult kaasa tohutuid kaotusi, kuna Venemaa tulistaks lähenevaid vägesid. Katse jõuda Sivaši kaudu Krimmi, mis on madalate laguunidega piirkond ja mida saab madalvee ajal ületada, oleks parem, kuigi endiselt väga ohtlik valik. Sivašist saaks kitsaskoht, mida Vene suurtükivägi ja raketid võiksid sihtida. Sama kehtib ka 3 miili pikkuse maismaariba kohta, mis ühendab Krimmi Hersoniga. Perikopi maakitsus, nagu seda riba nimetatakse, ei ole lihtsalt piisavalt lai, et Ukraina saaks vägesid Krimmi transportida ilma Venemaa kaitse poolt põhjustatud suurte kaotusteta. Seega ei ole Krimmi vabastamine traditsioonilisel sõjalisel viisil Ukraina jaoks võimalik. Aga see ei peagi nii olema. Nagu me varem mainisime, seisneb Putini kontroll Krimmi üle tema võimes kaitsta poolsaart nende Vene kodanike nimel, kes on pärast tema ebaseaduslikku annekteerimist Krimmi kolinud. See on üsna lihtne kokkulepe. Need kodanikud russifitseerivad Krimmi Putini nimel ja tema omakorda tagab, et Krimmi ei pommitataks iga päev Ukraina droonide ja rakettidega. Siin peitubki Ukraina võimalus Krimmi vabastamiseks. Nüüd on käigus selgelt mittetraditsiooniline lähenemine poolsaarele. Ukraina Krimmi strateegia võti seisneb selles, et Putini haaret poolsaarel lõdvendatakse, hävitades järjepidevalt sõjalisi vahendeid, mis peaksid tegema Krimmi venelaste jaoks turvaliseks elupaigaks. Ukraina mereline pealetung Venemaa Musta mere laevastiku vastu oli selle plaani esimene etapp. Sõja esimese 2 aasta jooksul hävitas Ukraina süstemaatiliselt Venemaa sõjalaevu, mis kuulusid sellesse laevastikku. Ukraina teeb seda siiani. 18. aprilli ööl ründas Ukraina 2 Vene dessantlaeva okupeeritud Krimmis. Aga algne strateegia Musta mere laevastiku vastu tõi kaasa 1/3 selle laevastiku hävitamise või rivist väljalangemise, mis omakorda sundis Putinit tõmbama Venemaa sõjalaevad välja nende peakorterist Sevastopoli sadamas. Venemaa Krimmi kaitses oli tekkinud mõra. Tegelikult oli see rohkem kui mõra. See oli tohutu lõhe kaitses, sest merevägi, mis peaks Krimmi Venemaa jaoks kaitsma, tõmmati tagasi Novorossijski, kus see on palju vähem tõhus. Kui Must meri oli niivõrd puhastatud, sai Ukraina keskenduda oma strateegia teisele osale, milleks oli Krimmis asuvate sõjaliste varade pidev ja järjekindel nõrgestamine. Ukraina on Krimmi nõrgestanud selles mõttes, et see ei suuda enam täita seda logistilist rolli, mida Putin arvas, et see tema sissetungi alustamisel täidab. Tarneahelad Krimmi sisse ja sealt välja on läbi lõigatud, mis on jätnud poolsaare üha enam toetusest isoleerituks. Samal ajal on Ukraina muutunud üha julgemaks oma rünnakutes Krimmi vastu. Need, millest oleme rääkinud, on vaid mõned näited paljudest rünnakutest, mis on sihtinud kõike, alates Vene õhutõrjest kuni vägede koondumisteni. Tegelikult on rünnakud esimeste vastu olnud nii intensiivsed, et just need avasid tõenäoliselt õhukoridorid, mida Ukraina vajas, et tema droonid pääseksid sellistesse kohtadesse nagu salajased Iskanderi baasid. Nüüd ei möödu peaaegu ühtegi nädalat, kus me ei kuuleks järjekordsest Ukraina rünnakust Krimmi õhutõrje vastu. Näiteks 29. aprillil ründasid Ukraina droonid MR10 radarijaama ja õhutõrjesüsteemi öösel toimunud rünnakute käigus, mille jooksul tabati ka Krimmi naftabaasi. See kordub ikka ja jälle. Ja iga rünnakuga, mille Ukraina korraldab, saadab ta Krimmi Vene okupantidele sõnumi. Nad ei ole turvalised, Putin ei suuda neid kaitsta. Ja isegi siis, kui Venemaa juht meeleheitlikult toob Krimmi juurde uusi kaitsevahendeid, et asendada neid, mis poolsaar kaotab, hävitab Ukraina need ning kasutab ära fakti, et Putin nõrgestab Venemaad mujal, püüdes samal ajal säilitada oma nõrka haaret Krimmis. Ukraina ei kavatse saata vägesid Krimmi, tal ei ole selleks vajadust. Oma droonide, nii õhu- kui meredroonide ja rakettidega pommitab Ukraina okupeeritud poolsaart alistumiseni, ilma et peaks sinna jalga tõstma. Ja see on ülioluline, sest see hirmutab Vene tsiviilelanikke. Ukraina ei sihi oma relvadega neid tsiviilisikuid. Zelenski ei ole Putin. Aga iga kord, kui Ukraina tabab edukalt, tekitab see nende tsiviilisikute seas soovi võimalikult kiiresti lahkuda. Kuradile Putini soov poolsaare russifitseerimiseks. Kui ta ei suuda oma osa kokkuleppest täita, tahavad inimesed taanduda tagasi Venemaa mandriosa linnade suhtelisse turvalisusse. Mitte, et Ukraina ei suudaks ka neid linnu tabada, aga ta ei taba neid kaugeltki nii tihti, kui ta tabab Krimmi. Siin tulevadki mängu rünnakud paatide vastu, mis valvavad Kertši silda.
see sild on palju olulisem, kui paljud arvavad Putini kontrollile Krimmi üle. Ja põhjus pole selles, mida paljud eeldavad, ega selles, milleks Putin ise seda pidas. Kertši sild pidi olema Venemaa jaoks logistiline päästerõngas. Sõdurid ja varustus said selle silla kaudu voolata Venemaa mandriosast Krimmi ja sealt edasi rindele. Vähemalt selline oli plaan, kuid 2024 aasta maiks ei kasutanud Venemaa enam seda silda oma eesliini vägede varustamiseks, mis oli varajane märk sellest, et Ukraina strateegia Krimmi vabastamiseks toimis. Esmalt isoleeri, siis löö. Nüüd on sild endiselt päästerõngas, kuid see on päästerõngas nendele venelastele, kes on alates 2014 aastast teinud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmist oma kodu. Kiev Independendi andmetel oli annekteerimisest kuni 2023 aasta detsembrini Krimmi kolinud kuni 800 000 Vene kodanikku. Nüüd moodustavad nad enamuse poolsaare elanikkonnast, kuna selle raporti ajaks oli sinna jäänud vaid umbes 100 000 ukrainlast. Seda rännet soodustas Venemaa kõigega, alates eelistatud hüpoteeklaenudest kuni Ukraina kodanike väljasaatmiseni mandrile, kuid selle aluseks oli Putini lubadus kaitsepakkumisest. See vundament on nüüd kokku varisenud. Ja Ukraina rünnakud valvepaatidele Kertši silla ümbruses on hoiatus venelastele, kes elavad Krimmis. Ukraina võib seda silda tabada igal ajal ja võib seda rängalt tabada. Venemaa ebaseaduslikud kodanikud Krimmis võivad peagi näha, kuidas ainus tee poolsaarelt välja laguneb, täpselt nagu kõik need kaitselubadused, mida Putin andis. Nii et neil on nüüd valik. Nad kas lahkuvad, kuni sild veel püsib, mis aitab Krimmi derussifitseerida, või jäävad. Vaatavad võib-olla, kuidas Kertši sild langeb ja elavad teadmisega, et kaitsed, mis peaksid Ukrainat eemal hoidma, kukuvad kokku, üks droonirünnak korraga. Ukraina käik annab lühiajalisi tulemusi, kuid sellel on pikaajaline eesmärk. Riik panustab sellele, et suudab Venemaad mandril tagasi hoida, põhjustades samal ajal katastroofilisi kaotusi, kuni Venemaa on sunnitud taanduma. Seejärel saab Ukraina keskenduda Krimmi tagasivõtmisele traditsioonilisemate vahenditega, kuid võib-olla polegi see vajalik. Selleks ajaks, kui Vene väed taanduvad, võivad sellised rünnakud, nagu nägime aprilli lõpus ja mai alguses, olla Krimmist Vene sõjalise kohaloleku täielikult kõrvaldanud. Siis ei tule enam kõne alla maismaa pealetung. Ukraina võiks Krimmi tagasi võtta Venemaa taandumise ajal, kõik tänu oma kaugrünnakutele. Mitte, et Ukraina ei oleks võimeline vajadusel oma territooriumi jõuga vabastama. 2026. aasta märts pakkus sellest enam kui piisavalt tõendeid. 1 kuuga põhjustas Ukraina Venemaale rekordilisi kaotusi ja vabastas tugeva juhtimise ning aktiivse kaitsetaktika abil suure hulga territooriumi. Kui soovid rohkem teada saada, vaata meie videot, kus räägime Ukraina märtsikuu monumentaalsetest saavutustest. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie põhjalikust analüüsist Ukraina Krimmi strateegia järgmiste etappide kohta. Aitäh vaatamast!